Sina, Issand, oled mu ootus. Sa oled mu kindel lootus mu noorest põlvest. Issand, ma olen võõras sinu ees ja majaline, nagu kõik mu vanemad. Ühenda mu süda enesega, et ma su nime kardaksin. Meie abi tuleb Issandalt, kes on teinud taeva ja maa. Issand hoiab sind kõige kurja eest. Tema hoiab sinu hinge. Issand hoiab su väljaminemist ja su sisse tulemist nüüd ja igavesti. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Apostel Paulus ütleb, katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kurja eest. Aamen. Võite võtta istet. Aastavahetus, kalendri aasta vahetus, mis on muidugi üks inimeste välja mõeldud asi, on siiski hea aeg selleks, et oma elu üle järele mõelda. Vaadata tagasi ja vaadata ettepoole. Aasta esimene päev, kalendriaasta esimene päev, on 8. päev jõuludest, Jeesuse sünnipäevast. See on tema ümberlõikamise ja nimepäev. Sellest tuleb meil täna ka pikemalt juttu. Me alustame uut aastat Issanda nimega ja Issanda nimel. Paljudel inimestel on kombeks anda uue aasta alguses endale või ka teistele inimestele lubadusi. Ameerikas, kus kõiki asju uuritakse, on tehtud uuring, mis ütleb, et esimese 10 päeva jooksul murravad inimesed umbes 75% nendest lubadustest, mis nad on aasta alguses endale või teistele andnud. Apostel Paulus juhib meie tähelepanu sellele, et me tõepoolest peaksime tegema otsuseid mitte ainult aasta esimesel päeval, vaid alati, kui selleks on vajadus. Ja need otsused peaksid aitama meil kõik läbi katsuda, esiteks, teiseks, pidada kinni kõigest heast ning kolmandaks, hoiduda igasuguse kurja eest. Kui me täna seda uut aastat ja seda jumalateenistust alustame pihitalituse ja patutunnistusega, siis tegelikult need 3 kuuluvad lahutamatult õige ja hea pihi juurde. Traditsiooniliselt räägitakse hea pihi 5 komponendist. Esimene neist on oma südametunnistuse läbikatsumine. Nii nagu apostel ütleb, katsuge läbi kõik. Vaadake endale ausalt ja tõsiselt otsa.
ja katsuge oma elu läbi. Ning kui te leiate sealt midagi sellist, mis ei peaks sinna kuuluma, siis öelge sellest otsustavalt lahti. Hoiduge igasuguse kurja eest. Aga et see oleks võimalik, selleks me vajame hea pihi teist komponenti ehk kahetsust. Kahetsust selle kurja ja ülekohtu pärast, kahetsus selle kurvastuse ja valu pärast, mida me oleme põhjustanud teistele inimestele, aga eeskätt Jumalale. Meie kahetsus peab sündima armastusest meie kaasinimeste ja Jumala vastu. Ning sellest omakorda peab võrsuma kolmas hea otsus või hea tahe. Otsus oma elu muuta, oma elu parandada, mitte enam teha seda, millega ma olen põhjustanud valu ja kurvastust Jumalale ja teistele inimestele. Ning siis oma pattude tunnistamine ja andeks andmise siiras usus vastuvõtmine, sest me teame, et Jumal on meile Jeesuses Kristuses meie patud tema ristiohvri läbi andeks andnud. Ning viiendaks, uus algus. Edasiminemine uuel viisil ja soovitavalt väga konkreetselt. Nii nagu apostel ütleb, pidades kinni heast. Ma soovin, et need sõnad saaksid tõeks meie kõigi puhul, tänasel päeval, sellel uuel aastal ja kogu meie elus. Olge head ja tõuske nüüd ja me tunnistame Jumala ees oma patud, et paluda temalt armu, andeks andmist ja püha vaimu väge uuel viisil edasi minemiseks. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, mina, vaene, patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind, sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja, Jeesuse Kristuse, meie õnnist tegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle, patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kui see on teie igaühe tõeline tunnistus ja palve, siis kostke jah. Selle teie tunnistuse peale kuulutan ma teile, kes te oma pattu kahetsete ja usus kõik oma lootuse meie Issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle panete. Oma patud tahate maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Teile kuulutan ma, kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane, Jumala armu ja mõistan teid meie Issanda Jeesuse Kristuse käsul kõikidest teie pattudest lahti, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
au olgu Jumalale kõrges. Issand, olgu teiega. Palvetagem. Kõige väeline, igavene Jumal, kellelt kõik hea and tuleb, me täname sind kõigi heategude eest, mis me sinult möödunud aastal ihu ja hinge poolest rohkesti oleme vastu võtnud. Ja palume sind, anna meile hea ja rõõmus uus aasta. Hoia meid armulikult õnnetuste eest. Ole ligi hädaohtudes ja saada meid meie teel oma jumaliku õnnistusega. Jeesuse Kristuse, oma armsa Poja, meie Issanda pärast, kes koos sinuga elab ja valitseb püha vaimu ühtsuses, Jumal igavesest ajast igavesti. Lugemine 4. Moosese raamatust 6. peatükist. Issand rääkis Moosesega, öeldes, räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle, õnnistades Iisraeli lapsi, öelge neile nõnda, Issand õnnistagu sind ja hoidku sind, Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste peale ja mina õnnistan neid. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Lugemine Apostlite tegude raamatust 4. peatükist. Siis Peetrus, täis püha vaimu, ütles neile, rahva ülemad ja vanemad, kui meid täna üle kuulatakse vigasele inimesele tehtud hea teo pärast, mille läbi ta päästeti, siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et see sündis Jeesuse Kristuse, Natsaretlase nime abil, kelle te lõite risti, aga kelle Jumal üles äratas surnuist. Selle sama tõttu seisab see inimene siin teie ees tervena. Jeesus on kivi, mille teie ehitajad olete tunnistanud kõlbmatuks, mis on saanud nurgakiviks. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi neid päästetaks. See on Jumala sõna. Me tunnistame üheskoos oma püha usku. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse Pojasse,
meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõige väelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Kristus on sündinud, tulge, kummardagem teda. Ma loen jutluse aluseks üheainsa salmi Luuka evangeeliumi 2. peatükist, nii et pange hästi tähele. Kui 8 päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus.
nimi, mille oli ütelnud ingel, enne kui laps sai ema ihusse. Aamen. Kiitus olgu sulle, oh Kristus. Võite võtta istet. Ma usun, et paljud teist teavad, mille või kelle järgi on saanud nime meie kalendriaasta, täpsemalt öeldes praeguse kalendriaasta esimene kuu, jaanuar. Tõenäoliselt on see nimi pandud vana Rooma jumaluse Jaanuse järgi, keda austati kui alguse ja lõpu, aja ja aja kulgemise või kaduvuse valitsejat, aga samuti väga praktiliselt ka kui uste ja väravate hoidjat. Jaanust kujutati enamasti kahe näoga, kuna ta vaatas korraga nii möödunusse kui tulevasse, nii minevikku kui sellesse, mis on alles ees. Ning kuigi kahte suunda vaatamises ei ole iseenesest ju midagi halba, tegelikult oleks väga hea, kui meil oleks sellised ukse ja värava valvurid, kes näevad nii ette kui taha, siis ometi on Jaanusest saanud ka kahepalgelisuse võrdkuju. Küllap olete kuulnud, et salakavalaid, silmakirjalikke ja valelikke inimesi nimetatakse vahel kahe näoga Jaanusteks. Just siit see ütlemine tuleb. Aga siin on nüüd oluline meelde tuletada, et kirik, Kristuse kirik, ei alusta jaanuarikuud ja uut kalendriaastat siiski mitte Vana-Rooma ebajumaluse Jaanuse, vaid meie Issanda Jeesuse Kristuse nimepäeva pühitsemisega ja tema ümberlõikamise meenutamisega, nii nagu kuulsime tänasest evangeeliumist. Jeesus on tõeline Jumal, tõelisest Jumalast, isandate issand ja kogu loodu õnnistegija, samal ajal kui Jaanus on nagu kõik valejumalad, tühisuste tühisus. Siiski, kui järgime püha Pauluse eeskuju Ateena Areopaagil, kus ta üritas ateenlasi veenda kuulutusega tundmatust Jumalast, keda nad kõik enese teadmata otsivad, siis võime möönda, et ka vanade roomlaste Jaanus kehastab vähemalt mingil määral seda ürginimlikku otsimist, tõe poole püüdlemist, igatsust uue alguse järele ja soovi jätta täielikult selja taha kõik, mis on vana, rikutud ja halb. Aga mitte Jaanus ega ükski teine ebajumal, vaid ainult Jeesus Kristus, inimeseks saanud Jumal, on ainus tõeline algus. Ta ise ütleb seda väga selgelt Johannese ilmutusraamatus. Mina olen alfa ja oomega, kes on ja kes oli ja kes tuleb, kõige väeline.
mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Jeesus Kristus on tõeline, ainus tõeline algus ja ta on ka meie ainus tõeline võimalus jätta selja taha kõik, mis takistab meie rännakut meie igavese eesmärgi poole, täiusliku üheks saamise poole Jumalaga. Nii Jeesuse nimi kui tema ümberlõikamine, mida me täna aasta esimesel päeval tähistame, tunnistavad just sellest. Jeesuse nimi tähendab, et Issand on meie päästja. Ta on sündinud, et päästa meid meie pattudest, kurjast, surmast ja põrgu hukatusest. Ümberlõikamine, mis sai Jeesusele osaks seetõttu, et ta sündis siia maailma Iisraeli rahva pojana ning ümberlõikamine oli Jumala ja tema rahva vahelise igavese lepingu märk, see tunnistab sellest, et Jeesus on tulnud Jumala lepingut kinnitama ja uuendama. Haarates sellesse lisaks Iisraelile kogu inimkonna, kõik, kes temasse usuvad, ning ta oma päästja ja issandana vastu võtavad. Jeesuse ümberlõikamise läbi ja selle läbi, et meie oleme usus temaga ühendatud, oleme ka meie, igaüks meist, kaasatud sellesse igavesse lepingusse, mille Jumal sõlmis Abrahamiga. Jumala pojana ei vajanud Jeesus ümberlõikamist, sest me võime täie kindlusega öelda, et Jeesus ise ongi Jumala ja inimeste vahelise lepingu kehastus. Jeesus on ju Immanuel, Jumal meiega, ning miski, mitte miski ei saa meid lahutada temas avalikuks saanud Jumala armastusest. See, et Jeesus siiski, nagu tavaline inimene, tavaline iisraellane ümber lõigati, näitab seda, et ta on meie inimloomuse täielikult omaks võtnud. Et ta on tulnud meid lunastama ennast kuni lõpuni meie eest andes. Ärgem unustagem, et ümberlõikamine pole sugugi valutu protsess ning see oli esimene kord, mil Jeesus valas oma verd meie eest. Nii tähistab Jeesuse ümberlõikamine tema lunastustöö algust. See kuulutab ette tema kannatusi ja surma ning seda, et ta on tulnud, et võtta enda peale meie patt ja süü, meid nende orjusest vabaks ostes ning meid Jumala lasteks tehes. Jeesuse ümberlõikamine tuletab meile meelde ka seda, mida öeldakse juba Moosese seaduses, et me peame lõikama ümber oma südamed. Me peame lõikama ümber oma südamed. See tähendab ütlema otsustavalt lahti kõigest ülekohtust ja sõnakuulmatusest, elades Jumala kartuses, Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast armastades. Kas see pole mitte
parim uusaasta lubadus, mille võime endale ja Jumalale anda. Jumal on Jeesuses Kristuses, oma inimeseks saanud pojas, teinud kõik selleks, et suudaksime seda lubadust pidada. Mitte oma jõust, vaid tema jõust, tema armu väes, selle läbi uueks ja elavaks tehtuna. Just nii, nagu ütleb apostel Paulus kirjas kolosslastele. Kristuses elab kogu jumalik täius ihulikult ja teie olete saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse ja meelevalla pea. Jääme hetkeks seisma ja mõtleme, mida apostel meile siin ütleb. Kas te olete kunagi mõelnud, kui suur on meie kutsumus Jumala lastena? Kristuses elab kogu jumalik täius ihulikult ja teie olete saanud osa tema täiusest. Aga jätkame. Temas te olete ka ümber lõigatud, kätega tehtamatu ümberlõikamisega, lihaliku ihu äraheitmisega, Kristuse ümberlõikamisega. Millal? Siis, kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja ka koos temaga üles äratati usu läbi Jumala väesse, kes tema üles äratas surnuist ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses, teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised, kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu. See on läinud, see on kadunud. Selle on ta kõrvaldanud, naelutades selle risti külge. Milline imeline arm. Ja tänane päev, mil me meenutame Issanda ülestõus, Issanda ümberlõikamist ja talle nime panemist, kõneleb täpselt sellest samast. Selleks on ta tulnud. Me oleme vabad. Me võime oma südamed ja meeled pöörata ära kõigelt, mis on vana ja rikutud. Pöörata tõelise Jumala poole, Jeesuse Kristuse, meie Issanda ja õnnistegija poole, kes on tõeline uus algus, esimene ja viimne, alfa ja oomega. Tema kätte, mitte mõne kahe näoga Jaanuse kätte, vaid tema kätte, meie Issanda ja õnnistegija kätte, võime usaldada nii oma mineviku, oma tuleviku, kui ka selle praeguse hetke oleviku. Me oleme tema käes. Ma olen siin märkinud oma peopesadesse, ütleb Issand. Kas te teate, mis on seal Issanda peopesas? See märk seal tuletab talle meelde igaüht meist. Ja seda, et ta on andnud kõik, et meil oleks elu. Temale võlgneme tänu kõige eest ja teda usaldades võime julgelt edasi minna ka siis, kui me nii vähe teame sellest, mis meid ees ootab. Mitte kellegi teise läbi ei ole päästet. Just nii tunnistas apostel Peetrus suurkohtu ees, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks.
aga meil ei olegi ühtegi teist tarvis. Sest kui paneme oma lootuse Jeesuse Kristuse peale, kui elame usus temasse, kes on meie lunastaja ja päästja, kui tema nimi on meie peal ja kogu selle uue aasta üle, siis võime teada, et meil on osa tema armu ja õnnistuse täiusest. Nii siin elus, nii sellel aastal kui igavesti. Aamen. Täna aasta esimesel päeval ka mälestamissoov. 91. sünniaastapäeval mälestab õetütar Anneli oma kallist tädi Senta Lahk. Ta on sündinud 1. jaanuaril 1934. aastal ja kutsutud igavikku 29. septembril 2011. aastal. Ja me mõtleme hingepalves ka president Arnold Rüütli peale, kes kutsuti igavikku eile 96 aasta vanusena. Olge head ja tõuske, me laulame lahkunute mälestuseks, leinajate troostiks ja oma usu kinnituseks mälestamislaulu, laulust 41, salmid 5 ja 6.
Issand, kõigeväeline Jumal ja Isa, anna neile lahkunud hingedele igavene rõõm ja rahu oma armsa Poja Jeesuse Kristuse pärast. Sinu igavene valgus paistku neile. Ole neile armuline ja anna neile igavene elu. Jeesus Kristus, sina truu Issand ja õnnist tegija, juhataja viise hing, kelle ees sa oma püha kalli vere oled valanud, Jumala auhiilgusesse ja ühendada oma pühade hulgaga oma nime pärast. Heida armu ka meie peale ja juhi meid õigel teel, et lõpetaksime oma rännaku hästi ja saaksime osa õigete ülestõusmisest. Aamen. Issand ütleb, ma olen tulnud, et neil oleks elu ja seda ülirohkesti. Aamen. Te võite võtta istet. Mul on hea meel, et teid on täna nii rohkesti siin pühakojas uut aastat alustamas. Ma kuulsin, et ka eile nii jumalateenistusel kui aastalõpu palvusel oli olnud üsna palju inimesi. See on väga tähtis, et me mõistame, et kõik meie ajad on Issanda käes ja et me usaldame nii oma elu, oma aja kui ka teised meie ümber, ka oma maa ja rahva ja kogu loodu Jumala armu hoolda. Nii et südamest tänu teile kõigile, kes te seda tööd ustavalt teete ja meid kõiki oma palve kätel kannate. Ma palun jätkuvalt eest palvet, te kuulete, et mu hääl ei ole veel päris tagasi, nii et ma olen väga tänulik, kui võtate mõne hetke ka minu ja mu pere eest palvetamiseks, et me võiksime täielikult kosuda ja samuti kõigi teiste eest, kes on ehk praegusel ajal veidi kimpus külmetuse või muude haigustega. Teada on anda, et kui Jumal lubab ja me elame, siis pühapäeval on jumalateenistus kell 10 hommikul, nii nagu ikka. Pühapäev on 5. jaanuar, sellele järgneb 6. jaanuar. 6. jaanuar on Issanda ilmumise püha ehk 3 kuningapäev ja siis on meil jumalateenistus kell 6 õhtul. Nädala sees ma usun, et toimub palvust ja see lauludega, see on neljapäeva õhtul kell 5:30, on mul õigus, kell 5:30. Kuidas on noorte õhtuga, kas me teame sellest midagi? No ma loodan, et need noored, kes noorte õhtul osalevad, teavad seda, kui see toimub ja nad seal osalevad. Aga meie loodame siis teid kõiki siin näha igal juhul tuleval pühapäeval jumalateenistusel. Olge head ja tõuske nüüd ja jääme veel hetkeks vaikseks. Rahu Jumal ise pühitsegu meid läbi ja läbi, et kõik, mis meil on, vaim, hing ja ihu, oleks hoitud laitmatuna meie õnnist tegija Jeesuse Kristuse tulemiseks. Aamen. Olge head, võtke nüüd istet ja palvelaulu ajal on teil võimalik kokku panna ka oma annid koguduse töö toetuseks.
meie palvetame. Kõigeväeline Jumal, armas taevane Isa, südamest kiidame ja austame sind rohke helduse ja halastuse eest, mida sinult möödunud aastal oleme tohtinud vastu võtta, ilma et me seda väärt või teeninud oleksime. Sa oled meid armulikult oma püha sõna juures hoidnud, meile rahu andnud, meid tervise ja peatoidusega õnnistanud, õnnetuste, ihu ja hingekahju eest isalikult kaitsnud. Kuidas suudame kõiki sinu armu ja ustavuse avaldusi üles arvata ja sind kõige selle eest küllalt kiita? Issand Jumal, me täname sind. Sinu nimel ja sinu abile lootes algame täna uut aastat. Taevane Isa, ole ka edaspidi oma armuga meie ligi. Vala oma püha vaimu rohkesti meie peale, et uuel aastal meie meel ja mõtted uueks saaksid ja me sinu sõna hea meelega kuuleme ja sind teenime. Õnnista kogu maailmas oma kogudust, mida sinu poja Jeesuse, meie Issanda nimega nimetatakse. Saagu see aasta armuaastaks paljudele, kes veel pimeduses ja surmavarjus viibivad. Õnnista kõiki kristlikke valitsusi ja rahvaid. Ole eriti armuline ka meie maale ja rahvale, meie kirikule ja kõigile, kes sinu riigi ehitamise töös seisavad meie kirikus, kogudustes. Ole oma abiga ligi meie valitsusele ja tema abilistele, et meie maal alati õigus, kord ja rahu valitseksid. Õnnista kristliku perekonna elu, teed vanemad ja lapsed, teenijad ja ülemad, sõbrad ja naabrid, õiges armastuses ning ustavuses isekeskis elavat ja igaüks omal kohal teeks, mis tema kohus on. Issand, kuule meid. Sa meie abi ja rõõmu Jumal, võta oma hoole alla kõik lesed ja vaesed lapsed, kinnita ja kosuta haigeid ja puuduses olijaid, rõõmusta kurbi, kinnita neid, kes on sattunud kiusatustesse või langenud ahastusse. Hoia meid õnnetuste ja hädade, viljaikalduse ja kalli aja, sõja ja verevalamise eest. Ehi uut aastat nii ihulike kui vaimulike õnnistustega, et kogu maailmas ja meiegi maal elaks au, et heldus ja tõde üksteisele vastu tuleksid, et õigus ja rahu üksteisele suud annaksid, et tõde võrsuks maast ja õigus vaataks alla taevast. Ja nõnda uus aasta meile kõigile rohke õnnistuse aastaks oleks. Issand, me ootame sinu armu ning palume, ole meiega ja aita meid. Viimaks, Issand Jeesus, sa surma ära võitja, ole ligi nendele, kellele see aasta on viimseks eluaastaks siin maa peal ja aita neid surmavõitluses.
ennast igaühele meist viimses hädas tunda kui elu issand ja vii meid surmaöö pimedusest läbi enese juurde taevasse, kus need, kes sinusse uskudes magama läinud, sinuga igavest õnnist juubeliaastat peavad ja austavad sind, kes sa isaga ja püha vaimuga elad ja valitsed igavesti. Issand, olgu teiega. Ülendagem oma südamed. Tänagem Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja kohus ja hea, et meie sind, Issand, püha, kõige väeline Isa, igavene Jumal, igal ajal ja kõigis paigus täname Jeesuse Kristuse oma Issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust tõotad. Sellepärast laulame kõikide inglite ja taevaväe hulkadega sinu au nimele kiituse laulu. Me palume sind, halastaja taevane Isa, õnnista seda püha söömaaega kõigile, kes siin sinu laual koos on, leivast söövad ja karikast joovad ja sellega sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Meie Issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis oma jüngritele ning ütles, võtke, sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtusöömaaega, tänas, andis neile ja ütles, võtke ja jooge kõik sealt seest. See sinane karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Seda tehke iga kord, kui te sellest joote, minu mälestuseks. Jeesuse nimel meie palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi.
sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. sest sinu päralt on riik ja väri ja nii sageli, kui te sellest leivast sööte ja sellest karikast joote, te kuulutate Issanda surma, kuni ta tuleb. Issanda rahu olgu teie kõikidega. Soovigem üksteisele Kristuse rahu. Issand ütleb, vaata, see on Jumala talv. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömaajale. Tulge, ütleb Issand, sest kõik on ju valmis.
nimeks Jeesus, sest ta päästab oma rahva nende pattudest. Me oleme saanud osa Jeesuse Kristuse pühast ihust ja kallist verest. Jäägu ta meisse ja lubagu, et meie võiksime jääda temasse nüüd ja igavesti. Aamen. Tänagem Issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Igavene Jumal, halastaja Isa, me täname sind, et sa meile kõik meie patud oled andeks andnud ja meid oma armsa poja ihu ja verega eesolevaks teeks kinnitanud. Me palume sind, hoia uuel aastal meile oma sõna ja armurikkad sakramendid ja saada korda, et need meie südames rohket vilja kannaksid. Sinu armsa poja, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos sinuga elab ja valitseb püha vaimu ühtsuses, ainus tõeline Jumal, igavesest ajast igavesti. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu pääle ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu.